Tere, head inimesed! Meil on siin praegu fookus ja fookuses on 3 asja. Aeg, mis on alati piiratud meil. Samuti on meil siin austatud, armastatud ajakirjanik ja Riigikogu liige Peeter Ernits ja üks põhiküsimus, mis meil tänasel päeval, esmaspäevasel päeval oli Riigikogus arutelul. See on. Ja arutaks seda küsimust. Meil oli suur arutelu, kus oli Kaja Kallas oli meil letis ja päris korralik grillimine käis selles mõttes küll, et esitati õigeid küsimusi, valusaid küsimusi, millele ei olnud lihtne vastata. Aga et aeg on kontrolli all, selle võrra ringi, meil on aega täpselt 15 minutit maksimum. Kui siit see ära voolab, siis on meie aeg läbi ja siis on oma arutelu lõpetanud. Ja ma ütlen ausalt öeldes, Peeter, miks ma ütlen sina, sellepärast, et need, kes ei tea, ei tunne, siis põhimõtteliselt, kuna me oleme kolleegid, siis on päris keeruline teietada, aga nii see on. Aga mis siis sinu mulje sellest Kaja Kallase vastustest küsimustele siis andis või jättis? Tegelikult 2 kuud on möödas ja võiks öelda, et aeg on juba andnud arutust ja peaks olema kõik selge. Aga tegelikult meil ei ole ju tänase päevani, ega sul ka ei ole ja mul ka ei ole selge, kuigi ma olen sellega nagu püüdnud ka veel detailselt nagu oma juurdlust teha, et politseijuht, Terviseameti juht, siseminister, peaminister räägivad nagu erinevaid jutte. Ja lihtne asi, suured politseijõud väljas, koerad, kõik muu, rahvas rahumeelne, aga mis seal tegelikult toimus, et kas oli see, mida politseijuht viitas, et oli oht põhiseaduslikule korrale, millele väidetavalt pidi viitama selle kaitsepolitsei ohuhinnang. Nüüd me teame, et seda ei ole olnud ja sellist asja ei olnud seal. Või oli see Terviseameti ohuhinnang, millest lähtuti. Kõik see on selline jätkuvalt segane, mis siis oli ja kes vastutab ja kas keegi valetas või ei valetanud. Aga ma küsisin täna mitu korda ühe väikse küsimuse. See on see, mida politseikindral Vaher meiega vestluses 21. aprillil ütles otse. Et 7. aprilli õhtul, see oli kolmapäevane päev, oli ta kandis peaministrile ette, et nad tahaksid 8. ehk neljapäeval tuua suured politseijõud ja koerad välja. Ja miks see siis, milles oli tingitud? Et miks just see päev või... et ma ei oska öelda, et igal juhul, et 8. pidi see olema. Aga peaministril Kallasel oli plaan tulla 8. ehk neljapäeval meie ette oma valget raamatut presenteerima. Ja peaministri palve, väidetav palve politseikindralile oli see, et kas ei saaks päeva võrra edasi lükata. Koerad ja politsei eriüksused ja metallaiad ja nii edasi. Kas see oleks võimalik? Et muidu on piinlik, et rahvas protesteerib politseiriigi vastu ja nüüd tuleb selle nii-öelda politseiriigi väidetav peaminister sinna oma valget raamatut tutvustama Riigikogule ja siis samal ajal turvavad teda, koerad lähvivad ja eriüksused patrullivad automaatidega ees. Et natuke paha mulje, et rahvas on politseiriigi nagu tekkimise vastu. Nii, ja siis, kui peaminister saabub sinna, siis on nad spaleeris seal Toompea lossi ees. Ja ta ei vastanudki. Ma arvasin, et peaminister vähemalt oma lõppkõnes vastab lihtsale küsimusele, mida ma korduvalt. Kas ta ikkagi palus? Kas ta palus 7. õhtul politsei pealikut, et anna mulle päevakene pikendust, et ära too. Ta ei vastanudki. Ta rääkis igasugust juttu, luges oma nõunike tehtud teksti ette.
ei vastanud ka sellest, kui palju oli neid erinevaid politseinikke ja koeri seal. Noh, umbes niimoodi, et kõik on muutuv, eks ju, ja kord siin, kord seal ja ainuke, millele ta vastas oli, et tšelloga Eesti hümni mängimine ei ole oht. Ja vaata, huvitav oli see, et selline lobe jutt, aga tühi jutt, eks ju, ülbega veel. Aga panid sa tähele, mida ütles Kaja Kallas, ta ütles ka seda põhimõtteliselt, et rahvas on väga rahul sellega, mis toimus. Mingit kaebust ja rohkem ei olnud ja muidugi rahvas oli selle koha pealt rahul, et tõesti kumminuiad ei käinud ja kummikuulid ja pisargaas. Et siis oleks hoopis teine tubakas, aga see oli mäng tulega. See oli samamoodi granaadiga liikuda. Lõppkogus fakt oli see, et kui ma hakkan mõtlema, siis inimesed olid seal rahumelised, need oli suhteliselt vähe ja siis olid sellised jõudemonstratsioon seal, kus tuuakse välja tõeliselt kapid, suured mehed täis relvadega, kuskil nurkalt seisavad politseibussid. See oli selge ähvardus ja mida mu pinginaaber siin Henn tõi selle hea paralleeli välja 9. maiga. Et oma rahva, ka nii-öelda venekeelsed on ka oma rahvas, elavad siin, see, et nad tulevad sinna oma tähtsal päeval sinna pronkssõduri juurde, aga ühtede puhul käitub politsei ja riik ühtemoodi, teiste puhul isegi ei lubata meie kaitseväelastel isegi vormi kasutada. Kas oli tundunud, et see oli rohkem see oli selline nagu lapsepõlves me teame seda, et ärme tugevatega norime nõrgematega. Aga samas jälle tundes vene hinge ja venelasi on sõpru nende seas piisavalt, et nemad aktsepteerivad seda. Ma arvan, et ma olen ka rääkinud, kui Eesti sõjaväe mundrites, venelastel üldse meeldib munder, eks ju, aga venelastel ei meeldi see, kes on selline arg ja häbeneb ja see on pigem põlastusväärne, aga see, et Eesti praegusel juhul nüüd armeejuhid keelasid või soovitasid, mis on tegelikult sama ülemuse soov on käsk, mitte tulla. Et need on eri asjad, et üks on politsei, teine on armee, aga käekiri on väga sarnane. Kuule, aga räägiks korraks seda, et vaata, et kui just ma viitsin, et Kaja Kallas väitis, et inimesed oli väga rahul ja rõõmsad selle üle, mis seal toimus, on ju. Aga sina suhtlesid nende inimestega ju vahetult ja need emotsioonid, mis nendelt inimestelt tulid, kas sa võiksid öelda, et need inimesed olid siis rõõmsad ja õnnelikud seal platsi peal sellel hetkel, kui nad nägid seda politsei reageerimist, neid koeri, neid relvastatud? Muidugi ei olnud. Nad olid üllatunud, šokeeritud. Ma jätsin ütlemata, et viimati ma nägin selliseid jõude pronkssõduri või pronksiöö ajal. Ma olin ajakirjanikuna, liikusin seal, muidugi siis oli nende hulk palju suurem, aga seal ma kohtusin muuseas esimest korda ka praeguse siseministri Jaaniga. Tema oli seal politseinikuna, seal seisis paleeris ja nüüd minul oli see déjà vu selline, mida ma eriti pühapäeva keskhommikul Toompeal nägin, kus rahvast oli veel vähe. Ja vaata, huvitav oli veel see ka, et Kaja Kallas rõhutas seda, et meie väited ülemäärast jõu kasutamisest oli juba seetõttu ebakohane, et tegemist ei olnud mingite eriüksustega. Tegemist oli tavaliste politseinikega, toodi näited, et ma tean liikluspolitseinikud ja piirivalvur, kõik on sellised erilistes mundrites, et neid nagu oleks kõik nad sellised kokku toodud või jah. Iga inimene on eriline, eri võib öelda ka, et on igaüks on, kellel on nägu on ümmargune, kellel piklik, eks ju, on ikkagi eri. Aga teistpidi on see, et vaata, kui on tegemist tavalise olukorraga, siis on ju tavaline patrullpolitseinik ei näe välja selline, et ta ei käi rohelises mundris. Sama 11. pühapäev, ilus hommik, kui ma Toompeal seal jalutasin ja mind suunati, kui ma küsisin, kes juhib operatsiooni, et see staap on seal Toomkiriku ees ja kus olid bussid ja koerad ja erinevad politseinikud erinevates mundrites ka erineva volüümiga. Tavapolitseinikud nii-öelda
tavamõõtmetes, aga osa politseinikke olid erimõõtmetes. Nad olid suured, tugevad, nii nagu kapid seisid ja nad olid ka teistmoodi riides. Ainuüksi pilt selle peale. Mäletan, kui ma selle operatsiooni juhiga seal arutasin ja palusin säilitada külma verd ja mitte mingitele sellistele, midagi sellist nii-öelda kiiresti reageerida. Siis minu ümber olid seal erinevad, ka naispolitseinikud ja erinevates mundrites ja nad nägid välja täiesti erinevad. Nagu 2 erinevat liiki, võiks öelda. Plus veel 3. liik koerad. Aga vaata, see oli niimoodi, et kui need sündmused toimusid, siis... Inimesed neid ei näinud, nad olid, need, kes seal olid seal lossi ees, kuna mina olin seal Toomkiriku ees ja seal oli staap ja seal oli neid väga-väga palju. Nad ootasid seda. Et siis tegelikult saab öelda, et sellised nii-öelda varujõud olid nurkade ära piitud. Jaa, need olid seal, need olid seal, eks ju. Ja ootasid käsku, et sealt välja minna. Muidu ma ei oleks teadnud, kui mind ei oleks suunatud. Kui ma küsisin nende paari kapi käest, eks ju, et kus on teie ülemused, siis nad ütlesid. Aga veel vaatasin hakkab aega otsa, ma tahan seda asja, sinu kommentaari saada veel sellele väitele, et vaata see, kui need sündmused toimusid, siis oli EKRE fraktsioon oli väga häiritud ja kohale kutsuti ka Vaher, PPA peadirektor ja kohe nii-öelda aru andma selles, et miks on sellised reageeringud, millest see oli tingitud ja siis oli väga huvitav oli selline arusaam, mis jäeti meile, et tegelikult just nagu Kaja Kallas situatsiooni kontrollinud, Vaher võttis vastu iseseisvad otsused ja et kuidas sa reageerid seda või kuidas sa hindaksid olukorda, kus peaminister tõepoolest tuginedes väitel, et meil on võimude lahususe printsiip, üleüldse ei kontrolli olukorda, et politsei teeb, mis tahab, või kas see on mõistlik niimoodi või see ei ole mõistlik või? No muidugi pole mõistlik, aga selge see, et see on laiem asi tegelikult, et me oleme küll, võtame seadusi vastu ja riigieelarvet, eks ju, aga me ei tea isegi, mis need numbride taga on, teavad mingid ametnikud. See on laiem asi ja nüüd selles vaatas, et miks mitte mingisugused praegusel hetkel politseiametnikud keskastmel või kõrgastmel otsustavad, teevad ise ja poliitiline eliit, olgu või peaminister on statistid. Praegusel hetkel ka peaminister Kallas või ka Riigikogu esimees, et ka teda briifiti pidevalt alates 7. ja 8. ja 9. aprillist. Et võib-olla ongi, ja mul on viimasel ajal selline tunne, et ongi mingi ametnike riik, mulle ei meeldi sõna süvariik. Aga teatud seltskond ametnikest juhivadki seda riiki. Et ütlevad, mida teha ja poliitiline eliit on nagu dekoratsioonid seal peal. Ja praegusel hetkel ka selle aprilli nende kevade sündmustega see lõhnab samamoodi selle. Sa oled täiesti tõele lähedal, mulle tundub, ja ega asjata, kuigi sulle ei meeldi sõna süvariik, süvariik on iseloomustab selles mõttes kõige paremini asja, et see ongi see, et vaata, poliitik valitakse, täna on, homme ei ole, tuleb, läheb. Keegi peab hoidma stabiilset situatsiooni, see stabiilne situatsioon. Teavad, poliitikud tulevad ja lähevad, meie jääme, eks ju. Meie teame, kuidas on, eks ju. Teie olete dekoratsioonid ja ka peaminister on dekoratsioon ja seda ei saa lubada, et ka täitevvõimu juhid ei vastuta. Ja Kaja Kallase tänane esimene näitaski seda, et tegelikult ta oli suurepäraselt kursis kõigega. Ka Riigikogu esimees Ratas, kes oli seal taga, juhatas vägesid, eks ju, ka tema oli täpselt kursis kõikide raudaaedadega ja kõike sellega, aga näiliselt mõlemad puu otsas ja siis räägivad, et tead, ei teab ise. Ja ometigi oli olukord, kui meil fraktsioonis küsiti seda, et kes need raudaiad sinna pani, mis käsul oli, kes seda teadis, tuleb välja, et mitte keegi mitte midagi teadnud. Ei teadnud valitsus, ei teadnud peaminister, ei teadnud Riigikogu juhatuski, ei teadnud mitte midagi, et see oli puhtalt politsei initsiatiiv. Ja sulle anti viide siis, et kui sa küsisid, kes see vastutab, et kes operatiivstaabi see oli lõunaprefekt. Ma rääkisin Ja temaga ka sellel pühapäeva keskhommikul ja tema ütles, et põhjaprefekt juhib vägesid siin ja ma palusin tal ka, et politsei igal juhul jõudu reaalselt ei kasutaks, mis seal väljas on.
no igal juhul nii ta on, meil on aeg on sisult otsas, ma saan tänada sind, Peeter, ja seekord oli fookuses ainult üks küsimus. Järgmine on samamoodi ainult üks küsimus, aga see küsimus on lihtsalt teine. Nii et tänud sulle, aitäh!